sellepärast, et minu lapsed usuvad puu jõusse. Panevad selja vastu puud ja tunnevad, et jõud tuleb sellest. Tänavuseks hiiesõbraks valiti põline metsamees Erich Valksaar ja ühel kaunil lumisel jõulukuu alguse päeval käisid asjaosalised teda kodus õnnitlemas. Maavalla koja, Hiitemaja sihtasutuse ja Eesti Põlisrahvaste sihtasutuse valimiskogu tunnistas Erich Valksaare hiiesõbraks seetõttu, et ta kaitses nõukogude ajal Pajusi metsaülemana töötades korduvalt Tõivere hiietammikut. Just toona päästis Valksaar selle hiiekoha korduvalt lagedaks raiumisest ja viimati juba nüüd uuel Eesti ajal 10 aastat tagasi juhatas ta kätte pärandkultuuri inventeerijale, kus kohas see hiiekoht asub. Hiiesõbrale anti üle kirves, mille on valmistanud Sepp Taimo Kõrvemaa just nimelt tänavusele hiiesõbrale mõeldes. Ja kirves hiiesõbra käes kehastab tarkust, osavust, julgust ja ka suurt austust ja usaldust hiiesõbra tegude vastu. Samuti vöötati hiiesõber just tema jaoks kootud vööga. Käsitöömeister Kairi Orav tuli ka ise seda vööd hiiesõbrale ümber köitma. Erich Valksaar on juba olnud mitukümmend aastat pensionil, kuid on endiselt rõõmus ja elujõuline. Veel mõned aastad tagasi osales ta uisumaratonidel ja on võitnud esikohtasid nii rulluisumaratonidel kui jääuisutamise võistlustel. Mis on see saladus, et kuidas säilitada sellist noorust ja tervist, nagu teie olete suutnud? Suitsu ei tee, viina ei võta, sporti teha ja teha seda sporti, mis sulle meeldib. Mitte ei hakka raudkangi tõstma, mis võib sulle varva peale kukkuda või tont jääb selja ära väänata. Tuleb teha lihtsalt meelepärast sporti. Kas käia või ükskõik suusatada, uisutada, rattaga sõita. Need on ju kõik kerged spordid, mis kõik hoiavad sind noorena. Mida soovitate praegustele metsameestele ja praegustele metsateenistujatele, et kuidas kaitsta meie metsa paremini? Igal juhul, kui leiate mingi haruldase puu, olgu ta siis tamm või saar või jalakas, siuke haruldased puud tuleb ikkagi säilitada. Aga metsadega on asi paha. Sellepärast, et surve on nii metsatöösturite poolt ja talunikud tahavad ka kõik oma metsast saada tulu ainult. Igal juhul metsa tervise eest peab hoolitsema kõigepealt. Putukad, kõiksugu muud haigused tuleb kohe välja ära likvideerida, säilitada paremat metsad ikka, olgu kuidas nad siis on missuguses olukorras, aga terve mets peab säilima. See peaks esimene asi olema. Ei ole niiviisi, et leitakse, et siin on juurepest sees, et selle lõikame maha. Maha lõikame need, mis on haiged. Täis metsamees tunneb haige puu kohe kaugelt ära. Ei ole mõtet arvata, et see mets on kõik mäda. Ei ole mäda, seal on terved puid küllaldaselt sees. Ja need terved puud tuleb ikka säilitada. Nii et lageraie ei ole kindlasti mitte esimene? Mitte hea. Ei ole. Lageraie ei ole hea. Aga mõne kuu pärast on kevad ja teil algab 90 eluaastat saab täis. Jah. Öelge, et kas te julgete veel ka oma laste või lastenlastega Tõivere hiit vaatama minna? Julgen. Leppisime juba kokku, et ma viin nad sinna vaatama seda. Sellepärast, et minu lapsed usuvad puu jõusse. Panevad selja vastu puud ja tunnevad, et jõud tuleb sellest. Hiiesõbra aunime antakse välja aastast 2008 ja varasemate hiiesõprade sekka kuuluvad Martin Kivisoo, Mariann Remmel, Jüri Metsalu ja paljud teised tublid pühade paikade hoidjad ning tänavune hiiesõber on 14.